Rohepööre, digipööre, inimeste heaolu loov majandus, Euroopa olulisuse kasv maailmas, euroopalike väärtuste demokraatia arendamine. See pole lihtsalt üks eurobürokraatlik sõnamäng, vaid Euroopa Komisjoni prioriteedid. Juurib direkt Võru podcastide sari Eurovõru püüab tuua lähemale teemad, mis tunduvad kauged Brüsselist, kuid tegelikult puudutavad meid kõiki. Räägime ühtse Euroopa prioriteetidest Võru maakonna võtmes. Muud. Tere, head kuulajad! Mina olen Maret Keskküla ja olen siin täna Kaja Keskkülaga, et arutada mahetoidust ja eelkõige just sellise Võru maakonna valguses. Ja võib-olla, et kõigil oleks mugav kuulata, siis alustuseks saamegi ennast tutvustada. Et võib-olla Kaja alustad, räägid enda sidemest Võrumaaga ja ka mahetoiduga. Mina olen Kaja ja ka Keskküla. Ja minu see side mahedaga algab tegelikult sellest ajast, kui mul lapsed olid selles eas, et ma pidin mõtlema, mida neile anda kõige paremat süüa. Ja see selline otsus või arusaamine tekkis täpselt sel ajal, kui ma ise olin tegelikult olnud just poes ja töötanud siis pestitsiidide või siis erinevate selliste taimekaitsevahendite müüjana. Ja ühe korraga ma sain aru, et ma tegelikult tahaksin teha hoopis midagi muud ja kasvatada ja pakkuda oma lastele hoopis teist asja. Aga muidu tegelikult ma olen ju sündinud Võrus ja ikkagi elanud terve oma teadliku elu põhiliselt Võrumaal. Ja siin Võrumaal sai ka see maheotsus tehtud ja sellega on tegelikult nüüd siis alates 2004. aastast olnud igasuguseid arenguid. Alates siis kasvatamisest kuni nüüd siis hoopis natuke teistsuguste tegevusteni, et kui ma nüüd olen alates 2018 tegelikult olnud projektijuht, et mahetoit jõuaks koolidesse, mitte ainult oma lastele, vaid ka juba kõigile lastele, kes meil maakonnas elavad. Aga sina, Maret, jõudsid ju ka meie juurde tegelikult läbi mahedale, just ja. Ehk alguses tulin Võrumaale Alt-Lauri mahetallu vabatahtlikuks, aga siis läks elu niimoodi, et siis minu praegune abikaasa on Kaja poeg ja olen hoopis suuremalt sellesse mahedasse ja ka Võrumaale siis sattunud. Ja võib-olla minu jaoks see maheteema isegi tuleb läbi minu sellise peamise tööalase tegevuse ehk mina levitan sellist aeglast filosoofiat, aeglase elustiili liikumisest räägin inimestele, kus hästi oluline koht on ka see, et meie toit oleks aeglaselt kasvatatud, ilma erinevaid siis mürke või kemikaale kasutamata ja läbi selle siis justkui seob ka selle maheda teemaga. Ja hästi tore on selles mõttes siin Võrumaal toimetada, kus see põhiloosung on ka, et aikom ja kõik läheb niimoodi kuidagi sobitub kokku. Ja. Et tegelikult see podcast, see Aega on podcast, seda sa oled ju teinud juba 3 aastat. Ja, 3 aastat oleme teinud Aega on taskuhäälingut, mis siis ka seda elustiili kajastab, kus see ka võib-olla niimoodi suuremalt alguse sai minu jaoks, et nüüd on saanud põhiteemaks ja võib-olla kui sellest ka põgusalt rääkida, et kuidas see minu seos mahedaga on, siis seda aeglast liikumist inglise keeles saab hästi kokku võtta sellise akronüümiga, et S on inglise keeles sustainable ehk jätkusuutlik, mis on kogu ka selle siin praegu rohepöörde teemaga hästi seotud, et me loome seda kestvat maailma, mis oleks ka meie järeltulevatel põlvedel jätkusuutlik. Siis L on kohalik, mida jällegi Võrumaal on siin hästi tore näha, et asjad sünnivad esiteks nagu kohaliku kogukonna koostöös ja teiseks ka see, et me tarbime seda kohalikku, mis siis tundub, et Võrumaal läheb ka üsna hästi. Ja siis 3. ongi O ehk organic, et me eelistame kõike, mis on võimalikult looduslik ja siin on see mahe ja aeglane tulevad nagu ülihästi kokku. Ja siis viimaseks ongi see 2V ehk wholesome, mis on selline tervislik ja see maheda seos siit tuleb hästi välja, et miks me mahedaga tegeleme, on ju see, et esiteks, et meie loodus oleks jätkusuutlik, aga ka see, et kõigil inimestel selles looduses oleks hea tervis.
et see on minu jaoks ka see seos, kuidas need aeglane ja mahe nii tugevasti kokku on tulnud. Aga võib-olla Kaja, sul on hea välja tuua seda, et miks sinu jaoks see maheteema nagu nii suurelt on fookusesse tulnud. Kuigi sa enne põgusalt rääkisid ka, et miks sa sellega jätkuvalt ikkagi edasi tegeled. Ikkagi täpselt see sama, mis sellest sinu aeglase liikumise seletusest välja tuleb, et mahe on ju see, mida me teame umbes, et on kasvatatud kodus ja kasvatatud oma kõige parema teadmise järgi. Aga kõigele lisaks ütleme, et on mahe tegelikult ikkagi Euroopa seadustega reguleeritud kvaliteedistandard toidule, mis tähendab seda, et sellele on järelevalve olemas ja see ongi see, mis annab usalduse. Ehk et need tootjad või need, kes kasvatavad mahedalt ja on registrisse kantud ja ise on enda siis nagu võtnud mahedaks, nende juures käib igal aastal mahekontroll ja mahekontroll tegelikult vaatabki seda, kuidas siis tegelikult on kasvatatud, kas seemned on mahedad, kas on olemas külvikord ja viljavaheldus, ehk mis nagu toetab siis taimede kasvu, kas väetatakse siis nende looduslike vahenditega ja lisaks muidugi ka, et kuidas siis koristatakse, kuidas hoitakse, kas see on kõik nagu ilusti eristatud sellest tavatoidust, et kas see on ikkagi kõik jälgitud neid nõudeid ja reegleid, mis mahedas on. Ja alles siis, nagu öeldakse, selle kohta antakse välja sertifikaat, öeldakse, et see on mahetoit. Ja minu jaoks on just tähtis see, et need inimesed on võtnud endale kohustuse ja nad tahavad siis pakkuda sellist usaldusväärset toitu, mis ongi tegelikult siis mahetoit. Mahetoidul on märk olemas, meil on siin laua peal ka üks mahetoidu märgiga, see on see väike roheline lipp, mis on küll nii väike, et vist siit väga ei paista, aga seda teist ökomärki kindlasti inimesed teavad ka hästi, et see roheline lipp, mis Euroopa Liidu mahemärk on, seda tegelikult peavad siis kõik mahetootjad ikkagi toote peale panema. See ongi see, mis eristab ka poes, ehk selle järgi leiab poes ka selle mahetoote üles. Ja need, kes siis kasvatavad, peavad alati siis märgistama oma toote, ehk et see peab siis nagu näha olema, nad peavad oskama seda siis õieti märgistada, nii et inimesed saaksid aru, et see ei tekitaks segadust ja sellega tegelikult inimesed räägivad ka, et mahetoit on sel juhul, kui me ise kasvatame, et ma ei tea, kuidas sa arvad, et mina ütleks niimoodi, et see, mis on kodus kasvatatud, see ongi kodune ja väga hea toit. See ongi kõik väga õige, mis enda jaoks kasvatatakse. Aga lihtsalt, et see mahe ei tee seda nagu kuidagi paremaks, kui sa teda nagu ei lase kontrollida või ei pane registrisse ennast tootjana. Et lihtsalt see vahe on olemaski selles, et mahe peab olema tegelikult registreeritud ja järelevalve all. Et tarbijana või sööjana on minu jaoks oluline, et toit oleks päriselt puhas, et ma saan seda usaldada ja sellepärast ongi, et kõik tootjad, kes ametlikult pakuvad, neil peab olema kindlasti see märgis, et ma poes saan aru, aga et kui ma ei tea, längi naabri juurde või siis tulen Altlauri tallu, kus on ka märgis olemas igal juhul, kui ma kuskilt lähedalt ostan, siis mul on rohkem see usaldus, et kas ma usaldan ka seda, et minu aias kasvanud toit on mahe, et siis nagu kuidagi kohalikul tasandil või kodutarbimises otseselt märgis ei ole oluline, aga see nagu usaldus. Ja täpselt, see ongi see vahe. Et see, mida sa enda jaoks kasvatad, see ongi sinu jaoks kõige parem tegelikult. Ja inimesed peaksidki võib-olla rohkem seda sööma, mis nende nagu ümbruses kasvab või mida nad ise kasvatavad. Et see, mida nagu tuuakse mingisuguse suurema jalajäljega sisse, ütleme siis kuskilt isegi võib-olla teiselt poolt maakera, et see võib-olla pole väga loomulik toit just meie Põhjamaa inimese jaoks. Et küll me tahaks kindlasti kõike maitsta ja kõik kindlasti ongi väga maitsev, aga lihtsalt see, et me ka kohalikult saaksime jätkusuutlikult toimetada, et sellepärast on mahe, ma arvan, üks väga oluline asi. Kas kui me läheme metsa, kuivõrd sa usud, et see toit seal on piisavalt puhas või kas seda peaks ka kuidagi vaatama? Ja sellel on tegelikult oma nõuded, et ka metsa tunnustatakse siis mahedaks, ehk et metsast on võimalik korjata mahemarju ja seeni ja meil on ka olemas Võrumaal ettevõtted, kes seda niimoodi teevad, ehk et tunnustavadki metsa mahedaks, seal ei kasutata selliseid tõrjevahendeid, mis võiksid kuidagi siis neid
seda toitu siis mõjutada ja tänu sellele on tegelikult olemas ka poes mahedaid metsamarju ja seeni ehk kukeseeni. Ma teisi seeni väga ei tea, aga kukeseeni kindlasti on mahedana olnud. Aga see on hea teadmine, et ka ise, kes tahavad näiteks kindlasti just, et neil oleks siis märgisega mahe, et siis nad saavad seda poest leida või siis endale metsa tunnustada. Et RMK metsad on kõik sellised metsad, kus võib endale metsamaa ka lasta siis võtta järelevalve alla, tunnustada, maksta selle eest siis riigilõivu ja sealt saab pealt juba korjatud marjad ja seened siis ka mahedana teistele pakkuda. Et tegelikult ei ole see väga keeruline, aga jällegi, et omad nõuded ja reeglid on asjadel olemas. Et lihtsalt seda peab siis teadma, et need asjad õigesti lähevad. Sa juba tõid välja seda Võru perspektiivi, et siin mõned metsad on, aga kuidas sa üldiselt hindaksid, et kuidas Võrumaal praegu mahetoidule läheb? Ma arvan, et selles mõttes läheb Võrumaal mahetoiduga päris hästi, et meil on päris palju mahemaad, meil on võrreldes siis nagu muude teiste maakondadega Eestis kõige rohkem mahemaad. Vabandust, mahetootjaid on kõige rohkem. Ja mahetootjaid on kõige rohkem. Kui Eestis oli üle 2000 mahetootja, siis Võrumaal oli peaaegu 300. Ehk et päris palju. Ja see tendents on üldiselt olnud selline natuke kasvav, kuigi nüüd seoses uute reeglitega ei oska nüüd öelda, et kuna nüüd siis on muutunud siis selle mahetoetuse reeglid. Me räägime ju ka sellest, et need, kes on mahedaks tunnustatud, nendel on võimalik toetust saada ja need toetuse saamise reeglid on natukene muutunud ja sellega seoses võib muutuda ka nagu tootjate arv, kes ütleme on mingil moel siis nende järelevalve alla võtnud. Aga põhimõtteliselt mahemaad on Võrumaal ka päris palju, aga see oli vist 4. kohal, et seal Saaremaal ja Tartumaal ja seal oli nagu rohkem seda mahemaad. Aga muidu, kui me mõtleme Eesti mõttes, siis tegelikult põllumajanduslikus maast on meil peaaegu 1/4 mahe, mis on tegelikult väga suur ressurss ja potentsiaal, mille peal võiks nagu ka siis toota, et aga kahjuks sellest suurem osa või õnneks siis on nagu rohumaa, kus tegelikult võib-olla siis saavad rohkem süüa lambad või lihaveised, et sealt nagu otseselt sellist inimese toitu ei tule, et see tuleb siis kas läbi liha või siis teravilja või siis muude kultuuridega, et köögivilja on võib-olla üldiselt olnud mahedes kõige vähem. Ja siit tegelikult oli see aspekt ka veel välja, et nagu praegu me rääkisime eelkõige inimesele kasust, aga see pole meil läbi käinud, et ka maale aspektist on väga oluline, et see intensiivpõllumajandus ju tegelikult hävitab ka meie emakest maad päris palju või kuidas sulle tundub? Seal on tegelikult üks selline aspekt, mida on hakatud päris tõsiselt viimasel ajal nagu esile tõstma, ehk et meie mullad vaesuvad. Et muldades olev elu, mis tegelikult aitab taimedel siis toituda. Et kui me mõtleme sellele, et taimed peavad ju kuidagi sealt mullast selle oma toidu kätte saama, ehk et kui neile antakse ka väetisi, siis ikkagi mullas on väga palju seeni, mikroorganisme, loomulikult ka vihmaussi, mis tegelikult näitavadki, kui hea see muld on. Et see kõik tegelikult loob siis sellise hea keskkonna taimede toitumiseks. Ja seda õnnelikumad need taimed on, seda õnnelikum on meie põhjavesi, ehk seal seda puhtamaks ta jääb, kui meil on mahetootmine ja me suudame just seda looduslikku ringet, ehk et erinevaid siis selliseid looduslikke, kas siis sõnnikud, komposti, aga võib-olla ka hoopis mingisuguseid teisi asju, on olemas ka sarvejahu, karvajahu, mis iganes, ütleme siis sellised loomsed asjad, millest tehakse ka väetisi, millega väetatakse mahedalt ja need on siis tegelikult need, mis tõstavad siis seda mulla elustikku ka või parandavad, annavad nagu elu juurde sinna, et teiselt poolt tegelikult jällegi, kui me tavas võib-olla just pritsime mingite vahenditega, mis me tahame küll võib-olla seal ühte asja, ühte putukat nagu ära tappa, aga see tegelikult mõjub ka kõik mullale. Ja muld tegelikult ütleme ka just sellele tänu, et seda orgaanikat on seal vähem, siis ta enam ei ole struktuuris, kõik see vesi ei liigu seal enam normaalselt ja taimede toitumine ka muutub, et see muutub nagu ühekülgsemaks, et kõik see mis see väetistega antakse, eks seda saavad taimed väga hästi kätte, aga vastupidi jälle, et mis
ütleme siis taimed nagu võib-olla ise tahaksid, et kui me teame seda, et igal ühel meist on oma lemmiktoit, siis seda võib öelda ka taimede kohta, et iga taim tegelikult toitub erinevalt, kui me räägime erinevatest taimeliikidest. Ja kui nad kasutavad siis erinevaid asju, siis koos nad tegelikult panevad selle looduse nagu elama. Aga kui me kasutame põllu peal ainult monokultuuris ühte tüüpi asju, siis sellega juhtub kahjuks niimoodi, et see põld siis kasutabki sealt ainult ühte tüüpi toitu ära. Ja ehk, et kui me ka sinna tagasi anname, siis me anname seal mingeid asju tagasi. Ja seal võib juhtuda ka see asi, et me anname väetistega näiteks lämmastikku või fosforit liiga palju, mis tekitab jälle uue mure. Meil lähevad suvel järved õitsema, me ei saa ujuma minna, sest seal on vetikatel liiga heaks elu läinud. Ehk, et tekivad uued mured. Ja, aga see on nagu ütleme selline siis selle tootmisviisi üks osa, et see mahe siis aitab just seda keskkonda hoida ja vett ka. Seda kuulates tundubki, et võiks ju kõik olla mahe ja mult on ka koolitusel küsitud, et kui me teemegi kõik mahedaks, et kas me siis saame kõik inimesed toidetud, et see intensiivpõllumajandus on just hea, et kõik inimesed ära toita ja nõnda. Ja minu vastus oli see, et sellest ideaalist me oleme nii kaugel, et väga ei peaks muretsema. Et mis sinu vastus sellisel juhul oleks sellise hirmuga? Ma olen kuulnud, või tähendab, ma ei mäleta, kust ma seda lugesin, aga ma tean, et ütleme, selle suure tavatootmisega kaasneb ka tegelikult väga suur toidu raiskamine. Ehk, et sisuliselt 1/3 sellest toidust, mida me kasvatame, ei jõua kunagi nagu kellegi kõhtu. Ehk, et see tegelikult lihtsalt läheb raisku. Läheb mis iganes kohta. Et sellega juhtub see lugu, et mida rohkem on seda. Jah, et see rohkem tootmine tegelikult ei tähenda, et me saame rohkem inimesi ära toita, et see tegelikult tähendab, et me hoolime vähem sellest toidust. Ja, meil tekib rohkem jääke millegi pärast. Ja, et mida vähem toitu, seda tõenäoliselt me nagu austaks ka rohkem seda, et kui kõik ei ole nii lihtsalt kätte saada. Ja, ma olen täitsa veendunud, et kui meil nagu selle toidu väärtus, ütleme, nagu oleks nagu kõrgem või et me oskaksime seda hinnata rohkem, et võib-olla siis ka teda ei raisataks nii palju ja kui me ostaks teda väärtustada, et kui me teaks, et see on tõesti hea toit. Ja ma arvan, mahetoit on hea toit. On ju. Ja tegelikult see hinnavahe vist ei ole ka nii suur, kui nagu sageli kuidagi eeldatakse. Et on niisugune. No me oleme koolides praegu ju jõudnud vahetamisega nii kaugele, et aru saanud, et on mingid asjad, mida vahetades tegelikult see hinnavahe on selline, et seda on võimalik vahetada ja oma mingisugune kuni 1/3 tooraineist saada mahedaks. Näiteks kartuli, teraviljatoodete ja ka piimatoodete vahetamisel meie koolimenüüdes meil on väga lihtne saada see ökomärgi esimene tase ehk 20–50% ja tegelikult juba on siis ikkagi 1/3 toidust mahe. Keerulisem on selle juures siis köögiviljaga, mis tõesti on ka kallim natukene. No mitte natukene, ikka päris palju kallim ja teda on ka vähe, ütleme, kohalikult kätte saada. Et aga me tahaks, et seda oleks rohkem ja töötame selle nimel ka. Meil on kohe maakonnas ka selle nimel täitsa tegevus. Ja sa suurelt ju vead eest ka seda, et populariseerida nii koolide tasandil vist eelkõige. Ja meil oli alles just Haanja koolis üks kokkamine, kus me ka mahetoorained tutvustasime nendele koolidele, kes veel ei ole kasutama hakanud. Ja meil oli kohe eile tootjatega kohtumine, et just mahetootjaid ka innustada rohkem tootma. Et selles mõttes on nagu hästi läinud. Et tegevusi on tulemas. Ja minu arust see on ka hea näide sellest, kuidas nii-öelda Võru moodi ICOM asju ajada, et koos erinevate osapooltega kogukonnas ja kuidagi selle kogukonna jaoks siin kohalikult on ju. Ja see oli ilus näide, mis enne tõid, et mitte ainult enda lastele enam, vaid kogu maakonna lastele. Ja, kõigil oleks ikkagi väga mahe. Võib-olla vaadata siis siin justkui lõpusirgel seda, et mis on see ideaal, mille jaoks sina praegu niimoodi toimetad? No mina loodan ikkagi, et meie põllumehed võtavad käsi ka selle teema ja ka need, kes on võib-olla mitte väga suured ja väga intensiivsed ka hakkaksid mõtlema, kuidas mahedalt asju teha.
et ja loomulikult võiks ka siis igaüks oma kodus midagi kasvatada. Just. Ja, et kõik see, kuidas nagu kasvatada, et see tuleb ka tegelikult võib-olla traditsioonidest ja peredes on need teadmised olemas, et igaüks võiks endale midagi kasvatada. Ja võib-olla siin, mulle meeldib nagu see mõte ka, et kas see rohepööre peab alati olema nagu suur pööre või siin Võrumaal, kus asjad on ikkagi võrdlemisi hästi säilinud, see ei ole nagu see, et me pöörame ümber, vaid see, et me hoiame seda, mis meie esivanemad on justkui hoidnud. Et ma olen ka täitsa kindel selles, et me oskame veel mingeid asju teha, meil on veel nagu kogemused ja mälestused, kuidas teha ise asju ja kuidas teha nii, et elu jääks alles. Ja, no vot, see on hea koht, kus lõpetada ja aitäh, et kuulasite. Aitäh kuulamast.